Läbirääkimised ja mereblokaad andsid siiski oma esimese tulemuse. Iraan avas täna, 17. aprillil ametlikult Hormuzi väina kõigile kaubalaevadele. Sellest teatas Iraani välisminister Abbas Araghchi. Naftahinnad langesid kohe ja majandusteadlased kinnitavad, et ka bensiin odavneb peagi järsult. Ametlikult nimetab Iraan Hormuzi väina blokaadist loobumise põhjuseks Iisraeli ja Liibanoni vahelise relvarahu, millest teatati eelmisel päeval. Kuid mitteametlikult tunnistavad kõik osapooled, et Ameerika Ühendriikide mereväe blokaad oli tõhus ja viis Iraani nafta ja naftatoodete ekspordi seiskumiseni. Seega lõpetas Teherani režiim raha teenimise. Teisest küljest kinnitatakse Washingtonis juba, et just Donald Trump pidas iraanlastega läbirääkimisi ja kaotas isegi hääle, kui karjus Iraani ametnike peale, nõudes Hormuzi väina viivitamatut avamist. Ja järgmisel päeval nad avasidki selle. Aga kas see ikka on nii? Uurime seda koos. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke selle video alla oma kommentaar, see on väga oluline. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, olen teile selle eest tänulik. Seda saab teha kas annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu. Kõik lingid ja rekvisiidid leiate selle video kirjeldusest. Seal ongi kirjas, toetage kanalit Aleksei Petši. Valige endale sobiv variant. Niisiis, Iraan avas täna, 17. aprillil Hormuzi väina kõigile kaubalaevadele. Sellest teatas ametlikult Iraani välisminister Abbas Araghchi ja edasi toon tema tsitaadi. Vastavalt relvarahu kokkuleppele, Liibanonis kuulutatakse kõigi kaubalaevade läbipääs Hormuzi väina kaudu täielikult avatuks, kogu ülejäänud relvarahu perioodiks kokkulepitud marsruudil. Nagu juba teatas Iraani Islamivabariigi sadamate ja merenduse organisatsioon. Ja siin on mõned huvitavad punktid. Esiteks, kiites Donald Trump eile valjuhäälselt, et just tema isiklikult saavutas 10-päevase relvarahu Iisraeli ja Liibanoni vahel. Ja see võis olla tõukaks väina avamisele. Nimelt pidi Iraan omalt poolt samuti astuma teatud samme, näiteks avama Hormuzi väina. Kuid siin on oluline märkus. Araghchi märgib selgelt, et väin avatakse ainult relvarahu ülejäänud ajaks. Ja nagu me teame, lõpeb relvarahu režiim 21. aprillil. Järelikult pikendatakse läbirääkimiste käigus seda relvarahu režiimi ilmselt veel mingiks määramata ajaks, kuni pooled allkirjastavad täieliku rahulepingu. Sest praegu arutatakse just raamlepingut ehk siis eelkokkulepet. Aga tegelikult on selline relvarahu tingimus Liibanonis vaid formaalsus võrreldes siseteabega, mis ilmus eile õhtul. Teatati, et USA ja Iraan olevat väidetavalt läbirääkimistes edusamme saavutanud. Näiteks Axios kinnitas, et pooled on juba ette valmistanud raamkokkuleppe, milles mõlemad pooled teevad järeleandmisi. Näiteks on Trump juba nõus ainult Iraani tuumaprogrammi peatamisega selle täieliku likvideerimise asemel. Samuti arutatakse kümnete miljardite dollarite maksmist Iraanile tema rikastatud uraani eest. Aga sellest räägime lähemalt uues saates. Siin märgin vaid, et allikate sõnul peavad USA ja Iraan läbirääkimisi 3-leheküljelise sõja lõpetamise plaani üle, mille üks arutusel olevatest punktidest on USA-poolne blokeeringu lõpetamine. 20 miljardit dollarit külmutatud Iraani vara vahetatakse Iraani rikastatud uraanivarudest loobumise vastu. Samal ajal on juba täna ilmunud lekkeid, et Iraan kaalub võimalust lubada laevadel takistusteta läbida Omaani osa Hormuzi väinast läbirääkimisteks USA-ga, kuid ainult tingimusel, et saavutatakse kokkulepe konflikti taaspuhkemise vältimiseks. See tähendab, et ameeriklased on tõenäoliselt andnud teatud garantiid, et rünnakud niipea kindlasti ei taastu. Aga teisest küljest saate aru, et Iraan ütleb lihtsalt, et mitte meie vetes, vaid seal Omaani juures las nad läbivad. Samal ajal ei täpsustata, kas jutt käib ka võimalike miinide kahjutuks tegemisest selles piirkonnas või garantiidest vaba läbipääsu kohta kõigile laevadele, kaasa arvatud neile, mis on seotud Iisraeliga. Varem teatas Trump juba, et USA merevägi on alustanud väinamiinide kahjutuks tegemist. See oli just 15. aprillil, mis võib viidata sellele, et ameeriklased võisid juba ette valmistada need samad mereteed Omaani ranniku lähedal.
Teisest küljest tasub meeles pidada, et Donald Trump kehtestas Hormuzi väina mereblokaadi, et võtta Iraanilt naftatulud ja sundida teda läbirääkimistele naasma. Varem on juba teatatud, et Iraan oli sunnitud täielikult peatama nafta ja naftatoodete ekspordi. USA armee kindral Dan Kane teatas, et USA tugevdas just Iraani sadamate ja kogu rannikuala blokaadi, et mitte lasta Iraani ega sealt välja ühtegi laeva. Ja mitte ainult naftaga, vaid ka teiste kaupadega. Kuigi analüütikud märgivad, et mida kauem väin on suletud, seda kallimaks see läheb ja seda rohkem see kahjustab Donald Trumpi ennast. Blokaadi toetab umbes 10 000 Ameerika sõjaväelast. Ja nüüd tunnistas Valge Maja eelarvedirektor Russ Vought, et Trumpi administratsioon ei ole veel isegi ligikaudselt määranud, kui palju rahastust on USA kongressilt selleks sõjaks vaja. Seetõttu oli ka Trumpil huvi see lugu võimalikult kiiresti lõpetada, kuid see viis ka selleni, et Trump teeb tõsiseid järeleandmisi. Oluline on ka mõista, et Washingtonis teati ilmselt juba eile õhtul Hormuzi väina avamisest. Asi on selles, et Washingtonis kiirustati esitama seda kui Donald Trumpi isiklikku võitu. Nagu öeldakse, kõik läbirääkijad, välisminister Marco Rubio, asepresident J.D. Vance, Steve Witkoff, Jared Kushner, üldse kogu Ameerika armee, see kõik on tühiasi võrreldes sellega, mida isiklikult tegi Donald Trump. Ja veel enne teadaannet Hormuzi väina avamisest. Vabariiklasest senaator Lindsey Graham teatas järsku, et USA president Donald Trump pidas isiklikult läbirääkimisi iraanlastega ja tõstis telefoni kõne ajal Iraani poolega häält läbirääkijate peale. Nii palju, et ta jäi pärast seda kähedaks. Väidetavalt suutis ainult Trump enda iraanlasi väina avama ja tegi seda nii veenvat, et kaotas lausa hääle, kui nende peale karjus. Edasi tuleb Grahami tsitaat. Trump rääkis iraanlastega telefonis mitu päeva tagasi ja vestlus muutus üsna pingeliseks. Nii et Trump ütles Iraanile valjult, mis juhtub, kui nad oma mänge edasi mängivad. Tal tõesti kadus isegi hääl ära, kujutate ette. Ma ei tahaks olla see iraanlane, kes on selle vestluse teisel poolel. Minu jaoks oli üllatus, et USA president isiklikult läbirääkimistel osales. No olgu, uskugem siis, et just nii see oligi ja just Donald Trump, mitte läbirääkimiste meeskond, sealhulgas muide Pakistan, kes on võtmetähtsusega vahendaja, vaid just Trump, mitte nemad kõik, saavutas järeleandmisi Iraanilt. Ja siin tuletan meelde, et USA ja Iraani delegatsioonide läbirääkimised toimusid 11. aprillil Islamabadis, see on Pakistanis, ja kestsid peaaegu ööpäeva, umbes 21 tundi. Ameerika poolt juhtis asepresident J.D. Vance. Iraani esindasid parlamendi spiiker Mohammad Bagir Ghalibaf ja välisminister Abbas Arakchi. Vaatamata sellele, et kohtumise tulemusena ei saavutatud konkreetseid kokkuleppeid, ei lahkunud pooled läbirääkimisprotsessist. USA asepresident teatas läbirääkimistes märkimisväärsest edusammust. Ja nüüd arutatakse meedia andmetel võimalust uueks läbirääkimiste vooruks USA ja Iraani vahel konflikti lahendamiseks juba lähiajal. Järgmine kohtumine võib toimuda Pakistanis juba sel nädalal, enne selle nädala lõppu. Aga oluline on meeles pidada, et sõja lõpuni on veel väga pikk tee, sest praegu käivad läbirääkimised ainult raamkokkuleppe üle, mis saabki tulevase rahuleppe aluseks. Aga Hormuzi väina avasid iraanlased ainult relvarahu ajaks. Ja see tähendab, et kui ameeriklased peaksid äkitselt alustama uut rünnakut, suletakse Hormuzi väin kohe uuesti. Siia panen 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage kommentaaridesse selle video alla. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada nuppu meeldib. Kui see saade oli teie jaoks huvitav, saate seda toetada oma annetusega, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja rekvisiite või teie ekraanil olevat QR-koodi. Ja ärge unustage tellida minu Telegrami kanalit Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head.